Päike ja soojad ilmad kutsuvad inimesi olema aktiivsemad ning ringi reisima. Ja Triine, kas meil oleks vaja mõelda ka suveapteegi olemasolule? Kindlasti peaks igal inimesel olema oma suveapteek, et üks kõige olulisemaid tooteid on päiksekaitsekreem. Et päiksekaitsekreemi tuleks kasutada tegelikult juba ka kevadel esimesete päikestega ning samuti suvel pilviste ilmadega. Et inimesed sageli arvavad, et kui nad päiksekreemi kasutavad, ei ole võimalik mingit jumet saada, siis tegelikult on see täielik eksiarvamus, et päiksekaitsekreemi eesmärk on kaitsta meie nahka liigse UV-kiirguse eest. Et UV-kiirgus jagunebki 8 UVA ja UVB-kiirgus. Et UVA-kiirgus on see, mis tungib meie sügavamatesse nahakihtidesse ning põhjustab naha enneaegset vananemist. UVB-kiirgus on siis see, mis tekitab päikesepõletust, kuid samas mõlemad on seotud nahavähi tekkeriski suurenemisega. Et tavaliselt on päiksekreemi peal märgitud SPF ehk siis Sun Protection Factor, mis näitab võimet kaitsta meie nahka ja näitab aega, siis, milline on ohutum päikse käes viibimine. Et üks SPF võrdub siis orienteeruvalt 10 minutiga, sõltuvalt nahatüübist, et selle järgi tulekski valida päiksekaitsekreemi tugevus. Peale päevitamist tasuks alati kehale kanda siis päevitusjärgseid tooteid, et taastada naha niiskust. Samuti on enne väljaminekut võimalik Südameapteegi kodulehel kontrollida UV-indeksi tugevust. Varsti on see aeg, kui kimbutavad ka sääsed. Jah, et tegelikult on ka lisaks sääskedele veel puugid ja parmud, et sääsetõrjevahendi puhul siis võikski valida sellise, kus on toime kõikide putukate vastu, kuid oluline on jälgida selle kestusaega, et igale putukale on erinev kestus. Kui peaks juhtuma, et nüüd mõni putukas hammustab, siis võib kasutada sinna spetsiaalseid putukahammustuskeele või teine variant teepuliga need sügelevad kohad kokku teha. Kui peaks olema nüüd mõni eriti suur, mõnel tekib allergiline reaktsioon, siis peaks suveapteegis olema ka allergiatabletid, sest lisaks putukahammustustele võivad allergiat põhjustada ka sõietolm ning ka mõned puuviljad, mida süüakse. Suvel tehakse ka palju tööd, lisaks kõnnitakse, millest tekivad villid, samuti villid võivad tekkida ka aiatööde. Et on olemas spetsiaalsed villiplaastrid, mis on siis hüdrokolloidplaastrid, mis katavad ja kaitsevad selle naha, leevendavad valu ja aitavad kiiremini paraneda. Kui nüüd peaks juhtuma, et tekib mõni kas suurem kukkumine või haav, et siis selle jaoks on ka olemas eraldi haavakeelid, mis aitavad hoida siis selle õige haava niiskuse, et haav saaks paraneda ning aitavad vältida läbi selle armkoe teket. Need olid põhilised suveapteegi soovitused, kuid selleks, et valida välja endale sobivad tooted, tule Südameapteeki ja apteekrid aitavad sul kokku panna oma individuaalse apteegi. Pealegi on kõik suveapteegi kaubad maikuus kuni -25% sooduses kõikides Südameapteegis ning ka meie uues Veereni tervisekeskuse Südameapteegis.